Okei, aga alustame siis, et rõõm on sellest, et te kutsusite ja tegelete selle teemaga, et mina olen väga õnnelik, et füüsika ja sellega seotud erialade areng nagu Eestis toimub. Et kui meid on nagu rohkem, siis me kindlasti ka omavahel saame oma tegevust paremini nii-öelda nagu jagada ja seda valdkondlikku nagu kompetentsi kasvatada. Et ma näen ka, et siin on Zoomis vähemalt on osad meil teised kolleegid teistest haiglatest ka osalemas, et tore on näha. Aga mina räägikski natukene nagu ioniseeriva kiirguse kasutusaladest meditsiinist ja mina olen siis regionaalhaiglast ise pärit. Ja need on need teemad, mis sai seal ka Facebookis välja hõigatud, et nagu siin tutvustuses oli ka, et mina olen nagu kiiritusravile ise spetsialiseerunud ja natuke räägin siis nukleaarmeditsiinist ka, kuna see on ka siis valdkond, mis tegeleb nii-öelda nagu ka vähiraviga. Ja siis natukene ka meditsiinifüüsiku rollist haiglast. Et katsun kiiresti need teemad nagu läbi käia, et meil oleks ka aega küsimuste jaoks või siis tähelepanekute jaoks, mis teistel inimestel ka siin osalejatel. Alustame siis sellest ioniseeriva kiirguse teemadest Eesti nagu haiglates, et kui ma vaatasin üldiselt, et palju meil Eestis kiirgustegevuslubasid on, siis neid on hetkel kehtivaid on 699 tükki ja kahjuks ei saa välja sorteerida, kui paljud neist on meditsiinis, aga kuskil 500 ilmselt neist on, et enamus neist küll tegelikult seotud hambaröntgenite kasutamisega, et sellepärast on siis neid nii palju. Aga meditsiinivaldkonnas jagunevad siis kiirgusload meil suure mõõduka ja madala ohuga kiirgustegevuseks ja PERH-is siis koos meie tütarhaiglatega, meie omame siis 11 kiirgustegevusluba. Et meil on üks siis madala ohuga kiirgustegevusluba, 9 mõõduka ja üks siis suure ohuga kiirgustegevus. Et ülejäänud nii-öelda need load Eestis on siis tööstusest, tootmisest, turvateenustega seotud kohtadest. Et kui me räägime nagu tuumajaama kontekstis, siis kindlasti on siis see ka nagu üks lisandus sinna nagu valdkonda. Et kiirgusseaduse mõistes väga nagu huvitav ka, et kuidas see tegevus nagu sinna alla mahub, et see seadusandlus ka kindlasti selles osas siis nagu muutub. Aga meditsiinis me kasutame siis ioniseerivat kiirgust diagnostiliseks protseduurideks, raviprotseduurideks, kirurgilisteks protseduuride juhtimiseks ja siis veretoodete tootmiseks. Ja enamustes haiglates siis toimub kiirgustegevus siis diagnostilistel eesmärkidel ja protseduuride juhtimiseks. Ja 3 haiglas meil on olemas Eestis nukleaarmeditsiin, siis PERH-is, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis ja 2 haiglas on siis veel kiiritusravikeskus ja veretoodete tootmine ehk siis PERH-is ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Ja millised allikad siis meil on, et meil on nii-öelda kõike erinevaid sorte, et meil on siis elektrikiirgusallikaid, mis meil töötavad ainult siis elektrivoolu toimel, et mul on seda selgitamist ka teistel nagu koolitustel, et muud elektrilised siuksed seadmed ei ole siis kiirgust emiteerivad sellel ajal, kui neid ei kasutata. Et need on siis näiteks röntgenid, mis enamus inimestel on nagu tuttavad ja kus siis käiakse mobiilsed röntgenid, arkoskoobid, angiograafid, kompuutertomograafid ja praegu ka meil siis verekiiritusseadmed on läinud üle siis nii-öelda elektripõhiseks. Ja ka meil kasutatavad lineaarkiirendid on siis nii-öelda elektrivoolupõhiselt toimivad, et vanasti olid siis Eestis kasutusel ka koobalt 60 allikaga kiirendid, aga nüüd enam ei ole, et nii meil kui ka Tartus on siis lineaarkiirendid, mis siis töötavad sellise põhimõttega täpselt nagu tavalised diagnostilised röntgenid, need on suuremad masinad ja nii-öelda võimsama voolu ja võimsama tugevustega. Aga radioaktiivsed allikad me kasutame siis ka, et meil on nii kinnised allikad, mida me kasutame kiiritusravis ja nukleaarmeditsiinis kasutatakse neid siis kontrollimiseks, kalibreerimiseks. Veel paar aastat tagasi ja eelmine aasta olid Eestis veel ka Cesium-137 allikaga verekiiritusseadmed, mis siis klassifitseerusid nii-öelda kõrge ohuga kiirgustegevuse alla, et nii meie kui ka Tartu Ülikooli Kliinikum siis vahetasime need välja elektriliste seadmete vastu, et just meie nagu tööohutuse mõttes. Aga neid on ka mõlemat tüüpi olemas ja kasutatakse.
Ja siis lahtised allikad radioaktiivsed siis, mis võivad olla nii-öelda vedelikud, gaasid, mida kasutatakse siis diagnostilistel eesmärkidel ja ravi eesmärgil siis nukleaarmeditsiini osakonnas. Ja ma olen siia ettekandesse pannud päris palju pilte ja ei lähegi nagu väga detailidesse, et need inimesed, kes töötavad haiglates, on ilmselt rohkem nagu kursis, aga väljaspoolt võib-olla muidu läheb nagu liiga kirjuks, et siia ma olen siis pannud pilte tavalisest diagnostilisest röntgenist, mis on siin vasakul üleval nurgas ja siin vasakul allnurgas siis on lineaarkiirendi, et see on ka põhimõtteliselt üks suur nii-öelda nagu röntgenseade. Infot, et slaidid ei liigu, et 3. slaidi juures te jäite maha, eks. Et see slaid oli siis selle elektrikiirgusallikate, radioaktiivsete allikate kohta, aga see on sama, mis mul kõik räägitud sai. Ja piltides siis jäime siiamaale. Et siin on siis see diagnostiline röntgen, lineaarkiirendid, mammograafia, SPET-KT nukleaarmeditsiinis, arkoskoopia, mida kasutatakse diagnostikaks, protseduuride juhtimiseks, et need on siis kõik elektrikiirgusallikad ja töötavad ainult nii-öelda elektrivoolu toimel ja mitte siis radioaktiivsete preparaatide põhiselt, ka SPET-KT, kus on KT-d kasutatakse siis nii-öelda SPET-ile lisaks, et SPET ise on jah, siis nukleaarmeditsiinis kasutatav seade, kus kasutatakse siis nii-öelda radioaktiivseid allikaid patsiendi sees, aga seade ise siis ei sisalda nagu radioaktiivseid allikaid. Ja sellised seadmed, et meil kiiritusravi lähiravis siis iriidium 192 allikas, mis ise on kõrgaktiivne, nii et seda me ise kunagi silmaga ei näegi, et on siin konteineri sees. Angiograafia, mis on siis suhteliselt suure doosiga kiirgustegevus selles mõttes, et personal ise viibib kiirgusväljas. Ja siis verekiiritusseade, mis on siis praegu nii-öelda elektripõhine röntgenkiirgus ja eelnevast aastast siis oleme likvideerinud radioaktiivsed allikad siis. Et verepreparaate kiiritatakse ka siis osasid preparaate enne siis patsientidele manustamist, kes siis vajavad selliseid veretooteid, kus on nii-öelda lümfotsüüdid pärsitud. Ja kiiritusravi ja nukleaarmeditsiin, miks olulised valdkonnad on Eestis see, et nii-öelda mõlemad osakonnad tegelevad siis vähiraviga, et nukleaarmeditsiin ka vähidiagnostikaga ja vähki haigestumus meil siis Eestis paraku nagu kasvab seoses elanikkonna nagu vananemisega. Ja kindlasti need valdkonnad vajavad arendamist ja vajavad seda teadmist nagu juurde, et selles osas on nagu väga tore, et tegeletakse selliste nagu erialade arendustega. Et praegu on siin küll 2018, et siin on näha nagu trendi aastate jooksus, aga tõusmas see on. Ja kiiritusravi juurde siis, et kiiritusravis on meil onkoloogilised haiged ja on siis hinnatud, et kuskil 50% esmastest vähihaigetest peaksid saama kiiritusravi. Et on ka kirurgiline ravi ja süsteemravi ja immuunravid, aga kuskil 50% siis patsientidest jõuavad ka meile. Ja meie kasutame siis ioniseerivat kiirgust kasvaja hävitamiseks, et radiobioloogiliselt toimib see siis niimoodi, et ioniseeriv kiirgus lõhub rakutuumades olevat DNA-d ja nii-öelda hävitab siis rakke. Aga nüüd meil probleem ja peamine tegevusvaldkond ongi siis see, et inimesteks ja kiiritamisel lisaks sellele kasvajale me läbime ka terveid kudesid ja terveid rakke, et meie igapäevaselt tegeleme sellega, et kuidas me saaksime nii-öelda kasvaja üle kontrolli võimalikult väheste tüsistustega. Et optimeerides kiiruse kasutust, doosi planeerimist, et seal on väga palju erinevaid nüansse. Ja kogu selle protsessi nagu täpsusega me peame tegelema, sest kui me kaldume kõrvale doosist 5% võrra, siis meil kasvaja kontroll võib väheneda 10-20%, aga tüsistuste tõenäosus suureneb kuskil 20-30%. Ehk siis kiiritusravis pidevalt tegeletakse nagu sellega, et nihutada neid nii-öelda kasvaja kontrolli ja siis normaalsete kudede reaktsioonikõveraid üksteisest kaugemale, et me saavutaksime niisuguse
optimaalse vahemiku, et kus me saaksime kasvajale hea nagu ravivastuse, aga võimalikult vähe tekitaksime siis inimesele kõrvaltoimeid. Et neid kõrvaltoimeid on ja nende maandamisega on siis võimalik tegeleda ja sellega me igapäevaselt siis tegelemegi. Ja kasutatavast kiirgusest siin, et täpsemalt, et kuna see on ikkagi füüsikaalane nagu seminar, siis natukene sellest ka, et kui me räägime kiirgustest, mida me kasutame, siis ioniseerivat kiirgust on võimalik saada väga mitut erinevat moodi. Et me peame arvestama seda, et milline on tema siis nii-öelda lineaarne energia ülekanne mateeriasse. Meid huvitab siis eelkõige see energia ülekanne vees, kuna inimene on peamiselt veest koosnev. Siis mis on tema bioloogiline efektiivsus, ehk me teame, et erinevatel kiirgusosakestel on erinev bioloogiline efektiivsus koes ja nendel on ka erinev siis doosijaotuse kvaliteet, ehk siis meie mõttes, et kui kergesti me saame seda doosi juhtida inimese sees. Et kui meil on kasvaja teatud asukohas inimese sees, siis kuidas me täpselt jõuaksime selle kasvajani. Ja siin siis pildil on tähistatud ära, et kuivõrd head siis üks või teine nagu kiirguse liik on, et vanasti väga palju kasutati siis koobalt 60 ja tema siis nii-öelda need piikenergiad on seal kuskil üle 1 megavoldi ja on ta siis oma doosijaotuse kvaliteedilt nagu normaalne, aga mille poolest on nagu kehv, on see, et ta on seadme mõttes siis mitte väga kergesti nagu juhitav. Ja praegu me kasutamegi siis nii-öelda kõrge läbitungimisvõimega röntgenkiirgust. Et kindlasti ta ei ole nagu parima nagu bioloogilise efektiivsusega, aga teda on võimalik suhteliselt lihtsalt juhtida seadmete mõttes ja selle masina läbilaskevõime on ka siis piisavalt suur. Et väga palju huvi pakuvad meile ka prootonid, aga nagu teate, kes prooton ise osakesena on suurem kui footon, teda on raskem kiirendada, ta on kallim, patsientide läbilaskevõime on väiksem, ehk siis meditsiinis me kõike seda peame ka nagu arvestama, et kui me vaatame, mis need asjad nagu maksavad, siis kindlasti nii-öelda lineaarkiirendite kasutamine on üks kõige kulutõhusamaid viise kiiritusravis, et kus me saame piisavalt hea ravi kvaliteedi ja piisavalt suure nagu läbilaskevõime patsientide mõttes ka. Aga prooton kiirguse kasutuses on meil partnerid siis, et meil on partnerhaiglad, kelle juurde me saadame siis vajadusel inimesi, kellele on see nagu näidustatud. Ja nagu ma mainisin siis ka, et meid huvitab eelkõige selle kiirguse neeldumine vees, kuna inimene peamiselt koosneb veest ja tegelikult kogu doosi planeerimist ja kõike kvaliteedi kontrolli me teemegi nagu vees. Ja kui me vaatame siis neid erinevaid kiirgusliike, kuidas nad koes siis neelduvad, siis meie kasutame siis peamiselt nii-öelda röntgenkiirgust ja meil on ka elektron nagu kiirgus saadaval, aga elektronkiirgus on siis pindmine, kui on laetud osakesed, neelduvad kiiremini, siis neid me kasutame nagu pindmiste kasvajate raviks, aga peamiselt siis röntgenkiirgust. Ja miks siis prooton kiirgus kiiritusravi mõttes on väga nagu huvitav, on see, et tal on väga iseloomulik nii-öelda neeldumine vees ja teda on võimalik väga täpselt nagu sihtida, et kui me vaatame siis seda järgmist pilti, kui me kombineerime nagu erineva energiaga prootonkiiri, siis meil on võimalik ehitada selline nii-öelda platoo, et kuhu me tahame sihtida seda, et kui me mõtleme, et meil hakkab nii-öelda patsiendi nahapind, meil on alguses normaalne kude, mida on vaja läbida, siis meil on nii-öelda kasvaja ja siis peale kasvajat on uuesti normaalne kude, näiteks seljaaju. Et kui me tahame nüüd kasvajat kiiritada, aga mitte seljaaju, siis selle prootonkiirega me saame väga hästi seda doosijaotust niimoodi kujundada. Aga röntgenkiir siis küll ka ulatub kasvajani, aga paraku tal on alati siis nii sisenddoos inimesse kui ka väljumisdoos. Et kui me nagu elektronkiirest räägime, siis jällegi väljumisdoosi pole, et kõik sellised erinevad nüansid ja nende nagu kombineerimine käib siis kiiritusravis. Ja elektronkiirgust ka kasutatakse tegelikult lisaks kiiritusravi osakonnas veel operatsioonikeskustes, et operatsiooniaegse kiiritusravi tegemisel, et samal ajal kui patsient on nii-öelda operatsiooni laual lahti lõigatuna, siis kasutatakse sellist seadet, kus siis
röntgen või tähendab elektronkiir väljub nagu siit ja kiiritatakse kohe siis seda kasvajalooži, et väga palju tehakse seda näiteks rinnanäärme kasvajate puhul, et lõigatakse kasvaja ära rinnast, jääb nii-öelda see loož sinna alles ja selleks, et vältida nagu mikroskoopilist levikut, siis kiiritatakse see loož sealsamas operatsioonitoas nagu üle ja elektronkiirega võimalik seda hästi teha, sellepärast et on nii-öelda sisenddoos patsienti, aga suhteliselt kiiresti neeldub see kiirgus nagu ära, aga siiski on tal ka siis selline nagu nii-öelda footon saastumine, et mille tõttu siis ka on vajalik teatud nagu varjestus ja ohutusnõuded. Prootonkeskused näevad siis välja sellised, et siin on mul nii-öelda see prootonkeskuse taust ja siin on see inimene, et kui me räägime nagu lineaarkiirendite ruumides siin nagu PERHis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis need ei ole sellised massiivse nagu back-end asjaga ja need on prootonkiirituse keskused on siis suured, ja kindlasti see on väga palju kallim. Aga ka annab väga häid tulemusi osadel paikmetel, et ja osade inimeste puhul, et laste puhul näiteks on ta näidustatud ja lapsi me saadame siis oma partnerkeskustesse. Aga miks ka mitte kunagi nagu siin meie regioonis seda kaaluda, kui meil ka vastav nagu kompetents olemas on ja füüsika kui eriala rohkem nagu areneb siinpool ka. Ja kiiritusravist täpsemalt, et kuidas meil see jaguneb siis, et meil on nii-öelda väliskiiritusravi ja lähiravi. Ja väliskiiritusravi puhul siis me kiirguse suuname patsiendile väljaspoolt ehk siis lineaarkiirendist. Ja see siis on nii-öelda see elektriline seade. Ja meie kasutame lineaarkiirendeid, aga siia kuuluvad ka igasugused muud seadmed, näiteks sama intraoperatiivne kiiritusravi, mida meie Eestis ei kasuta, siis gammanuga, kus kiirgus suunatakse ka inimesele väljaspoolt, aga seal kasutatakse jällegi radioaktiivseid allikaid, sellest ka see nimi, või siis kübernuba, mis on ka selline gammanoaga oma funktsionaalselt sarnane nagu seade, aga kasutab siis elektrikiirgust. Aga teine osa kiiritusravist on siis lähiravi, kus siis radioaktiivne allikas viiakse kasvaja lähedale või nii-öelda kasvaja sisse. Ja see on ka meil olemas nii Tallinnas kui Tartus. Ja seda tehakse ka ITK-s siis silmakasvajate puhul. Ja me kasutame siis kinniseid radioaktiivseid allikaid ehk mitte siis vedelikke ja gaase, vaid nii-öelda kinniseid suletud tahkeid allikaid. Ja teoreetiliselt võiks ka nagu lähiraviks nimetada tegelikult nukleaarmeditsiini osakonnas tehtavaid raviprotseduure, et neid siis tehakse lahtiste nagu allikatega. Et neid vaatame nagu täpsemalt ka. Siis kiiritusravist üldisest, et kuidas see nagu käib ja mis see meditsiinifüüsik nagu üldse siin teeb, on siin pildil selles mõttes näha, et kiiritusravi protsess kui selline on väga pikk. Et nii-öelda arstid teevad raviotsuse, suhtlevad patsiendiga ja toovad patsiendi siis kiiritusravi osakonda, kus siis edasi hakkab töötama tiim siis füüsikutest, tehnikutest, insenerid, õed, et kui vaadata nagu nii-öelda kiiritusravi osakondasid, siis need on väga tehnilised osakonnad ja rohkem ongi meil siis nii-öelda sellist füüsika ja tehnoloogia personali tegelikult, kui meil on arste. Et meil ka näiteks praegu on meil 7 arsti ja 11 füüsikut. Ja me alustame siis, me teeme inimesest kujutise, me vajadusel kasutame lisakuvamist, ka näiteks PET-CT nukleaarmeditsiinist või siis magnetresonantstomograafiat, mis ei ole ioniseeriv kiirgus, selleks, et paremini tuvastada nagu kasvajat. Siis meil nii-öelda selleks, et me saaksime säästa nii-öelda normaalseid kudesid, me peame tuvastama seal kujutise peal, ehk siis kuna nii-öelda ravi planeerimissüsteem ei saa aru, et pildi peal üldse, eks ju, inimene on, vaid sa pead talle ütlema, et see on inimene ja see on see kude ja see on see kude, siis me kasutame nii-öelda sellist asja nagu kontureerimine, ehk siis me defineerime need koed, ütleme, mis on nende lubatud doosid. Ja selle jaoks me kasutame siis ka nii-öelda masinõpet ja tehisintellekti, mida eelnevalt tehti siis käsitsi, nüüd me kasutame automaatseid nagu tarkvarasid. Ja siis liigume nagu arsti rolli juurde, et arst ütleb siis, et mida on vaja kiiritada ja kui suure doosiga on seda vaja kiiritada.
siin toimuvad erinevad kontrollid veel vahepeal ja siis me jõuame nii-öelda füüsikute kätte, et kus toimub doosi planeerimine siis, et kuidas paigutada soovitud doos kasvajasse sinna, kuhu arst tahab, sellises suuruses, ilma et me kahjustaksime ümbritsevaid kudesid ja tekitaksime selliseid kõrvaltoimeid, mida me ei taha. Et mingisugused kõrvaltoimed alati eksisteerivad, aga me teame siis, millised on erinevate organite doosipiirangud, näiteks kui palju doosi me võime anda näiteks kopsule, kui palju seljaajule, kui palju mingitele närvidele, kui palju silmaläätsele, et säilitada nende funktsioon ja ka samas siis nii-öelda hävitada see kasvaja. Et see on siis füüsikute töö. Pärast seda, kui see kõik valmis saab, siis füüsikute töö on ka nii-öelda need raviplaanid kinnitada, kontrollida, et me ei kiiritaks patsiente enne, kui me oleme need plaanid ära kontrollinud fantoomi peal siis. Ja kui kõik on korras ja inimene saab nii-öelda ravile minna, siis hakkab ravi siis kiirendil ja see ravi toimub nüüd võib-olla lühikesed, võib-olla pikalt, et neid ravikordasid on 1–39 korda ehk siis patsiendid käivad kuni 7 nädalat meie juures igapäevaselt ravil. Ja kogu see protsess toimub siis umbes millimeetrise täpsusega, et nii nagu see patsiendile raviplaan tehtud sai ja see asend, mis tal seal kiiritusravi planeerimise ajal oli, siis see on ka järgmised 7 nädalat tal seal kiirendi laua peal ja see ongi see osa, mis vajab seda kvaliteedikontrolli ja seda täpsuse nagu hoidmist. Ja väliskiiritusravis, nagu ma ütlesin, siis me kasutame nagu kõrge läbitungimisvõimega röntgen ja elektronkiirgust, et need energiad, need mõisted natukene nagu naljakad, et kiiritusravis nimetatakse siis neid niimoodi, et need on 6, 10, 15 megavolti footon energiat ja see nagu definitsiooni poolest pole nagu õige ega korrektne nagu mõistekasutus, aga niimoodi ta kiiritusravis nagu kujunenud on. Ja elektronkiirguses siis sellised energiad, mis siin nagu toodud on. Ja sihtmahudoosidest need väliskiiritusravidoosid on siis 8–80 grade. Et kui me räägime inimese nagu kehadoosist, mida inimene kannataks ära, kui ta saab doosi tervele kehale, siis see on kuskil 2–3 grade. Et need doosid, millega me opereerime, on nagu suured ja mõistagi, mida suuremale mahule sa selle doosi saad, seda suuremad on need kõrvaltoimed, et kui tervele kehale saaks doosi 2–3 grade, siis inimesed saavad potentsiaalselt surma sellest. Mitte kõik inimesed, sest inimeste nagu kiirgustundlikkus on erinev. Aga kui seda doosi teha nii-öelda väikeste osade kaupa väikesele mahule, siis meil nii-öelda õnnestub ära hävitada see kasvaja ja mitte siis liiga teha nagu normaalsetele kudedele. Ja neid ravifraktsioones, nagu ma ütlesin, toimub 1–38 tükki siis väliskiiritusravi puhul. Ja selline näeb välja selle patsiendi nagu ravi planeerimine, et patsient tuuakse arsti poolt füüsiku töölauale, kus on siis määratud ära kriitilised organid radioloogiatehnikute poolt ja siis kiiritatav sihtmaht, et millele arst soovib siis saada kiirgusdoosi, et antud juhul on see peakaela patsient, kellele sihtmahule peab tegema 70 grade kiirgusdoosi, aga piirates siis muude organite doose, et näiteks seljaaju maksimaalne doos on 56 grade, et üle selle tekib nagu halvatus, et siis need raviplaanid peab tegema niimoodi, et muid piirkondasid peab nagu säästma. Ja kui me vaatame seda järgmist pilti, siis nagu doosi jaotus, mis on see lõplik, siis ongi see, et sihtmahu doos selline, mida me tahame, et siin see on siis see kõrgdoosi piirkond ja siis nii-öelda keskmine doos lümfisõlmedele ja siis vastaspoole lümfisõlmed nii-öelda madala doosiga. Et nagu näha, siis muu osa, mis ei kuulu siis sinna kiiritamisele, on nii-öelda siis nagu plaanist elimineeritud. Et see ongi siis füüsiku töö nagu doosi planeerimisel. Ja siis toimub nii-öelda plaani hindamine, kus vaadatakse läbi siis organdoosid. Kõikidel organdoosidel on oma siis piirangud, milles me peame kinni pidama. Et siit on näiteks toodud välja ka, et ajutüvi, siis on erinevad sisekõrva osakesed, et mida me siis üritame nii-öelda säästa. Et see doosi nagu plaani ja selle ülevaatamine toimub siis koos arstiga, ka valmistatud füüsiku poolt. Ja kui patsient läheb siis kiirendile ravi saama, siis me ikka oleme väga täpsed ja enne nii-öelda kiiritamist me positsioneerime ka nad tavalise
röntgenkiirguse abil, et kõik kiirendid sisaldavad ka röntgenit ja nii-öelda on-board nagu kompuutertomograafi, et me alguses vaatame, mida me kiiritame, siis me kiiritame ja siis teeme seda nagu mitu korda, et iga päev siis peame tagama selle, et patsient täpselt samas asendis, täpselt samas kohas. Et selle jaoks on hästi palju erinevaid võimalusi, mida me kasutame, et üks on näiteks selline, et meespatsientide puhul eesnäärmesse paigaldame kullast markerid ja siis kiiritusravi ajal kiirendi samal ajal nii-öelda jälgib neid kullast markereid ja kohe, kui näiteks inimene peaks ennast liigutama või millegi muu tõttu see eesnääre liigub inimese sees, siis nii-öelda ravikiir katkeb, et me tabaksime ikkagi õiget kohta. Kui on jällegi kattuvus nii-öelda olemas, et sellega, mida me plaanisime versus see, mis on nagu hetkel, siis kiirendi nagu jätkab tööd. Ja kiirendi peal siis töötavad tehnikud, kes kogu seda protsessi juhivad. Lähiravis siis me viime kiirgusallika kasvaja sisse või lähedale, et see võib olla selline valdkond, mis rohkem läheb nagu niisuguse tuumaenergia valdkonnaga kokku, sest väga palju neid allikaid näiteks toodetakse tuumajaamades. Ja meie kasutame siis peamiselt enda siin keskuse töös iriidium 192 ja jood 125 allikaid ja peamiselt siis gümnakoloogiliste kasvajate ja eesnäärme kasvajate puhul, aga neid on ka muid, et Ida-Tallinna Keskhaiglas näiteks teeb siis silmakasvajatele ka nagu kiiritusravi. Et meil on esimesel kohal siis gümnakoloogilised. Ja seal on ka siis spetsiaalne tiim, kes seda kõike nagu läbi viib ja seal antud juhul siis ka samamoodi ruumis on ainult siis patsient, et kogu see töö toimub nagu kaugjuhtimise teel, et inimestele siis, kes ei vaja seda doosi nagu ei saaks. Ja gümnakoloogiliste kasvajate puhul siis me korduvkasutame seda allikat, eks ju, et ühe allikas on meie käes kogu aeg, eks ju, me kasutame erinevatel patsientidel seda. Aga eesnäärmete puhul näiteks me siis paigaldame ka allikaid permanentselt patsientide sisse. Et teistele inimestele nad on siis ohutud, et oma läbitungimisvõimest sõltuvalt, et ja kiiretavast energiast. Et eesnäärme puhul näeb see välja siis selline, et eesnäärmesse paigaldatakse 60–100 radioaktiivset allikat, et ühe allika aktiivsus on kuskil 16–17 megabekerelli, suhteliselt väike aktiivsus. Ja jood 125 nad on siis ja poolestusaeg 60 päeva, aga sihtmahu doos ehk siis eesnääre ja kasvaja seal saab siis doosi 120–145 grade. Et see on just nii-öelda lähiravi eelis, et meil on võimalik anda suuremat doosi kasvajale, sest nüüd, eks ju, kiirgus ei lähe sinna eesnäärmesse nii-öelda väljaspoolt, vaid läheb nii-öelda seespoolt, ehk siis ta ei läbista normaalseid kudesid. Et protseduur ise on ka ühekordne, et väga mugav nagu patsiendile selles mõttes. Ja need allikad siis jäävad sinna igaveseks, et neid enam nagu välja kuidagi ei võeta. Nad nii-öelda, nende aktiivsus kogu aeg eksponentsiaalselt ajas nagu väheneb ja need patsiendid ise nagu kellelegi ohtlikud pole, et patsiendi enda kehast see kiirgus nagu välja ei jõua. Et sellel on, ta on nagu madala kiiretava keskmise energiaga ja kui patsiendile me need paneme, ta võib ka kohe haiglast nagu lahkuda, et järgmisel päeval. Ja nii-öelda gümnakoloogiliste kasvajate lähiravi puhul me kasutame siis allikat korduvalt, patsiendile paigaldatakse aplikaatorid, nõelad ja siis juhitakse see allikas mööda neid juhte, teesid patsiendi sisse. Ja see nüüd on nagu kõrgaktiivne allikas ja seetõttu ka meil on nii-öelda siis see kõrge ohuga kiirgustegevusluba. Et allikas ise on selline pisikene, et kiiritusravi puhul ongi see väga oluline, et meil nende nii-öelda isotoopide eriaktiivsus oleks suur, ehk siis aktiivsus oleks suur, aga allikas ise nagu mõõtmetelt väike. Et kui ta oleks nii-öelda nagu suurem, siis tekiks nii-öelda nagu kliinilised probleemid, mida rohkem me peame patsiente nagu kahjustama nii-öelda lõikustega ja nende nõelte nagu paigaldamisega siis selle pärast just. Ja see on siis nii-öelda tugevam allikas, et meie kasutame siis algaktiivsus on tal 10 küriid, meie veel kiiritusravis kasutame sellist ühikut nagu kürii, aga tegelikult siis 370 gigabekerelli
ehk meil allikast 1 meetri kaugusel on see doos kuskil 42 millisiivertit tunnis ja meil kiirgustöötajatel kõigil on teatud lubatud doosid, mida me võime nagu saada, ehk siis näiteks kui me räägime avariiolukordade lahendamisest, mis meil võivad nagu tekkida, siis nii-öelda minnes aitama seda patsienti, kui midagi peaks juhtuma, siis kuskil see üle nagu 7 minutiga me saame selle nii-öelda lubatud doosi endal täis. Ja meie siis vahetame seda allikat nagu iga 4 kuu tagant ja need tarnitakse meile Belgiast. Et Eestis siis meil kuskil allikate tootmist endal ei ole, et meie ostame siis välismaalt ja saadame need ka sinna siis tagasi. Et miks meil neid vahetada on vaja ja miks see nagu oluline on see, et mida väiksem on ta aktiivsus, eks ju, seda pikemaks läheb protseduuri aeg ja patsient on, eks ju, anesteesias. Meil on oluline, et me saaksime teha ikkagi mitu patsienti nagu päevas. Ehk kui meil on liiga nagu madala aktiivsusega allikad, siis meil lihtsalt läheb kauem aega. Patsientide läbilaskevõime on nagu väiksem, ehk siis sellepärast vahetame kuskil 4 kuu tagant neid. Kasutatakse ka teisi allikaid, näiteks koobalt 60, mis siis vahetatakse 5 aasta tagant. Et seda kasutatakse näiteks rohkem riikides, kus on nii-öelda piiratud ligipääs allikatele. Siis nukleaarmeditsiini juurde, et ma nägin, et nukleaarmeditsiini kolleegid ka siin teistest haiglatest ITK-st on ka kuulamas, et saavad ka pärast täiendada enda märkustega. Aga meil siis kasutatakse nukleaarmeditsiini siin haiguste jälgimiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks ka. Et nukleaarmeditsiin ainult vähiraviga ei tegele, vaid ka teiste diagnostiliste protseduuridega. Et nii-öelda psühhiaatriliste haiguste jälgimisega, Parkinsoni jälgimisega, aga mina räägin siis eelkõige sellest vähiravi nagu kontekstist. Ja mida siis seal tehakse, on see, et erinevad siis isotoobid märgistatakse erinevate tarkade molekulidega ja viiakse need inimeste sisse. Et tark molekul on siis selline keemiline ühend või selline asi, mis võtab selle isotoobi nagu enda külge, neid peab omavahel siduma ja ta liigub siis vastavalt oma omadustele teatud inimese kehaosadesse. Et see sõltub siis erinevatest metaboolsetest protsessidest. Et näiteks kui me räägime nagu peamisest ainest, mida kasutatakse FTG-d või siis fluor 18, siis tema nii-öelda simuleerib nagu glükoosi metabolismi ehk siis kõik koed, mis on nii-öelda metaboolselt väga aktiivsed kehas, et siis see aine liigub nagu sinna. Ja lisaks siis on nukleaarmeditsiini osakonnas ka nii-öelda kompuutertomograafia seadmed, need on niisugused hübriidseadmed, siis PET-CT ja SPET-CT, mis siis detekteerivad seda radioaktiivset ainet, mis selle inimese sisse manustatud on diagnostilistel eesmärkidel. Et ja koos siis KT-pildiga nad nii-öelda nagu pannakse kokku, et saada nagu paremat nii-öelda informatsiooni ja paremat lahutusvõimet. Ja isotoopide valikust on, nagu ma ütlesingi, nad peavad omavahel nagu kokku sobima ja olenevad siis sellest kohast, kuhu on soov neid nagu manustada ja mida on soov nagu uurida. Samamoodi, mis on selle isotoobi olek, vedel, gaas ja manustamise viis. Et see on juba kliiniliselt väga nagu spetsiifiline, et milline kude või milline isotoop millisesse koe sisse nagu jõuab. Ja nagu füüsikute poolest või inseneride poolest on meid pakub rohkem huvi nagu see isotoobi nagu kättesaadavus ehk selle tootmine, kas on kohalikult meil saadaval või me tarnime seda kuskilt mujalt riigist ja see hakkab väga palju määrama nii-öelda nukleaarmeditsiini osakonna tööd haiglas. Et kui me räägime siis peamiselt, mis kasutatavad isotoobid meil on, et kui ta on technetium-99, siis seda toodetakse sellises väikeses generaatoris, mida on võimalik siis nii-öelda koha peal siin kätte nagu saada. Et ta on molübdeen technetium generaator, aga molübdeen ise siis toodetakse reaktorites. Et see on nagu selline ühine nagu valdkond nii-öelda tuumaenergial ja siis meditsiinil ka, et nendes riikides, kus on väga laialdane nagu tuumaenergia kasutus, näiteks Prantsusmaal, Belgias,
siis ka nemad on nagu maailma need peamised isotoopide ja allikate tootjad nagu meditsiinisektorile ka. Et kiirgutamisravis meie võtame kõik siis Belgiast, aga nad toodavad siis väga paljudele, eks ju, Euroopa riikidele, et selles mõttes on nagu huvipakkuv valdkond. Ja miks ta veel nagu väga oluline on see, et isotoopil on erinev poolestusaeg, et tal on nii füüsikaline kui ka bioloogiline poolestusaeg, et füüsikaline selles nagu füüsika mõttes, aga bioloogiline siis selles mõttes, et kui kiiresti ta inimese kehast väljub. Ja mõistlik, eks ju, oleks parem, kui me saaksime kasutada selliseid isotoope, mis patsiendi kehast, me saaksime uuringu ära teha ja need võiksid nagu patsiendi kehast ka hästi kiiresti lahkuda, et vähem doosi nagu patsiendile manustada. Aga siin jällegi piirab siis see kättesaadavus, et kui näiteks poolestusaeg on tund aega ja meil endal seda kohapeal siin kättesaadaval pole, siis me peame seda tarnima, eks ju, mujalt riigist ja siis hakkab juba rolli mängima see, et kui kiiresti me midagi enda kätte kuskilt saame tuua. Et meie tellime peamiselt siis need peamised FTG asjad Soomest praegu, mis siis tuuakse lennukiga ja siis transporditakse siia haiglasse lennujaamast. Et seal on näiteks poolestusaega 110 minutit, et asi on suhteliselt kriitiline, et nukleaarmeditsiini osakonnas inimesed, kes teavad, et kui oluline on asjade logistika, et parem oleks seda siin nagu kohapeal toota, et hetkel meil tsüklotroni võimalust ei ole. Aga oleks hea, et näiteks siin eelmistel aastatel COVID-i perioodil, kui pihta saavad nagu riikidevahelised nagu piirangud ja lennuliiklus, siis tekib väga suuri probleeme isotoopide kättesaadavusega. Et kui tühistatakse liinilende, siis näiteks meie mingil ajaperioodil pidime tarnima endale FTG-d eralendudega, mis läheb nagu meditsiinisektorile väga kalliks nagu maksma. Et selles mõttes oleks hea, kui meil oleks see tsüklotroni võimalus nagu siin kohapeal ka nagu olemas. Ja välja näeb siis selline, et patsiendile manustatakse siis seda radioaktiivset ainet, erinevad metaboolselt aktiivsed koed siis neelavad seda kehas ja niimoodi on võimalik siis tuvastada näiteks vähikoldeid. Ja meie siis väga hästi saame koostööd teha nagu nukleaarmeditsiiniga, et meie jaoks, kui me hakkame nüüd näiteks kiiritusravi tegema, on väga oluline saada sellist täpsustavat nagu pilti. Ja kiiritusravi võimalus ka nukleaarmeditsiinis, et kui me nüüd teame, et erinevad koed neelavad seda radioaktiivset ainet, siis oleks ju idee samamoodi viia see aine sinna kasvajasse ja nendesse kohtadesse, mida me tahaksime kiiritada. Ja seal on siis erinevaid võimalusi, aga peamiselt siis, mis siis kõige rohkem levinud on siis radiojoodravi siis kilpnäärmele. Ja eesnäärmevähi siis metastaaside korral meie kasutame ka siin luteetsiumravi ja igale patsiendile manustatakse siis temale vajaminev aktiivsus, et sarnaselt ka kiiritusravile on nukleaarmeditsiinis olemas ka doosi planeerimise programmid ja teiste organdooside hindamise võimalus, et on samamoodi oluline, et kuna see radioaktiivne aine läheb nagu kehasse ja väljub ka erinevalt, olenevalt siis sellest preparaadist, siis ka teistes normaalsetes organites tekib mingisugune kiirgusdoos ja oluline siis on seda ka nagu teada. Et radiojoodravi puhul näiteks kasutatakse seda kilpnäärme vähiraviks väga palju. Ja selleks siis radioaktiivne jood manustatakse patsiendile ja see siis koguneb kilpnäärmesse ja kilpnääre kogub seda joodi siis nii tavalist kui ka radioaktiivset, et see on ka üks asi, mis on niisuguse tuumaenergia taustaga inimestel ilmselt nagu väga tuttav. Et see on nagu kohe asi, millest hakatakse rääkima nagu tuumaõnnetuste puhul, et minna nagu neid jooditablette, eks ju, võtma. Et niisama ei tasu neid jooditablette võtta siin ennetavalt, et endal muidu need tekitavad need muud nagu kilpnäärme probleeme, kui ilma põhjuseta neid võtta. Ja aga kui nüüd siis on vaja seda kilpnäärmevähki lausa ravida, siis manustatakse seda joodi ja see koguneb siis kilpnäärmesse. Need patsiendid on siis haiglas isolatsioonis, kinnistes palatites, kuna nemad on nüüd radioaktiivsed ja kuskil 5 päeva umbes peavad nad siis siin
viibima, kuni nendest välja kirguv doos on siis piisavalt väike, et me saaksime nad tavainimeste sekka tagasi lubada. Et need inimesed mõõdetakse siis üle ennem. Ja luumetastaaside ravi me teeme siis luteetium 177-ga ja peamiselt siis seda näidustatud nagu metastaseerunud eesnäärmevähi korral. Ja see siis on süstitav preparaat ja selle preparaadi puhul siis inimesed ei pea jääma meil haiglasse. Ja välja näeb see siis selline, et inimene, kellel on neljanda staadiumi nagu eesnäärmevähk, see on juba levinud, luudes on palju metastaase juba, siis ravikuuriga 4-6 süsti nüüd on näha, et need metastaasid väga nagu hästi vähenevad, et see on suhteliselt uus ravi, tehakse kuskil paar aastat alles Eestis. Et see on selline nukleaarmeditsiini nagu osa. Ja mis on meditsiinifüüsiku roll siis haiglas üldse on, tegelikult ka, kui vaadata nagu seadusandlus, siis nii maailmas kui ka Eesti kiirgusseaduses on siis sätestatud, et meditsiinifüüsika ekspert peab osalema siis kiiritusravi ja nukleaarmeditsiini osakonna töös, kus siis toimub ravimine kiirgusega. Ja siis lisaks olema kättesaadav ka muude osakondade töös, kus me räägime siis suurematest doosidest, näiteks menetlusradioloogiast, invasiivkardioloogiast. Ja füüsikud siis spetsialiseeruvad 3 erinevale suunale, diagnostilisele radioloogiale, nukleaarmeditsiinile või kiiritusravile ja siis veel lisaks, kas saab olla kiirgusohutuse spetsialist, kiirgusekspert, et kui te vaatate ka, siis praegu Eestis on 2 kiirguseksperti, kes mõlemad siis töötavad haiglates, üks siis meile, üks ITK-s. Et ka kui nagu seda tuumaenergia nagu valdkonnale nagu mõelda, siis et oleks väga tore, kui neid ka nagu juurde tuleks. Ja millega me siis peamiselt tegeleme, ongi siis kiirgusohutus, kiirgustegevusloa nõuete täitmine, seire, varjestus, ka ehituste projekteerimine, kui me räägime uutest ehitistest, uutest raviasutustest, siis personaaldosimeetria, et lisaks nagu patsientide doosidele me peame jälgima kõiki oma personalidoose ka, et meil PERH-is siin kuskil 400 kiirgustöötajat. Ja avariiolukordade ennetus ja lahendamine, näiteks kui toimuvad mingisugused mittevastavused või näiteks nukleaarmeditsiini osakonnas mingi saastumine, siis nende olukordade nagu käitumisjuhised. Siis erinevate protsesside optimeerimine, kontroll, täpsuse tagamine, uute ravitehnikate juurutamine, kui tulevad uued seadmed, uued võimalused, uued jälgimismeetodid. Väga suur osa siis on ka kvaliteedisüsteemi arendamisel, kvaliteedikontrollide läbiviimisel ehk siis nagu seadmete katsetamisel. Siis raviplaanide loomine, IT-küsimused meditsiinis, et neid asju on palju ja väga lihtsalt neid kuidagi isegi kokku nagu võtta ei saa, et see on selline nagu üldine nagu vaade. Ja siin on lihtsalt mõned nagu pildid meil tegevusest, et raviplaanide kontroll, eraldi on need olemas siis kiirenditele, tomoteraapia, mis on ka üks kiiritusravi võimalus, liikuvate kasvajate kontroll, kui me kiiritame kopsu, maksa, rinnanäärme kasvajaid, siis need liiguvad ju kiire eest kogu aeg ära, et kuidas me nagu neid tabame. Erinevate seadmete kontrollid, et kui me ikkagi räägime kiiritusravist, siis meil kogu protsessi täpsus käib kuskil 1 millimeetri ümber, et selle täpsuse tagamiseks meil on mitmeid teste, et me oleksime ikkagi täiesti kindlad, et see, mida me kiiritame, on päriselt seal asukohas ja me täpselt õigele kohale ikkagi nagu pihta saaksime. Ja doosi mõõtmisest siis ja kiirendite kalibreerimisest, et ka selle me teeme nagu ise, et kiirendite doos, ka ajas muutub, kuna elektroonika tundlikkus muutub. See on kõik niisugune nagu insenertehniline pool sellest ja meie siis mõõdame doosi vees peamiselt ja väga oluline siis ongi detektorite valik, mida me mõõdame, kui suuri kiirgusväljasid me mõõdame. Ja vastavalt sellele toimub siis kiirendi kalibreerimine ka. Et see on siis kiiritusravis üks suur osa nagu füüsiku tööst. Et
kui siis seda nii-öelda nagu eksida või valesti teha, siis võivad juhtuda nagu väga suured vead ja mujal maailmas on sellest nagu väga palju õpitud ja meie ka kindlasti nagu jälgime seda, mis nagu mujal toimub ja nii-öelda maailma tegevusjuhised, et peamine nagu organisatsioon, kes nagu väljastab igasuguseid rahvusvaheliseid juhendeid, on IAEA, kes ka tuumaenergia valdkond, eks reguleerib ja meie üks peamiseid koostööpartnereid ka on, et me ka nüüd pidevalt oleme siis nendega koostöös ja jälgime siis kogu seda, et meil oleks kõik nii-öelda tööprotsess tasemel. Aga selline oli väga kiire selline läbiminek, et ma vabandan, et natuke neid probleeme oli alguses, aga saime vast üle vaadatud kõik olulise. Ja ma arvan küll, et päris vahva oli ja väga põnev ja parajalt keeruline nagu meiesugustele tuumaenergeetikutele ka ennast mitte sisse arvates midagi. Aga korra küsin, Kätlin, kas sa nüüd kuuled mind? Jah. Okay, väga hea. Aga tegelikult ma arvan, et lähemegi vast küsimuste ringi peale. Et kellel suunis midagi on, siis tehke mikker lahti ja saate otse küsida ja otse vastuse. Ja Facebookis võite sinna samasse ülekande alla kommentaaridesse kirjutada ja katsume siis üle edasi anda siit. Kui küsimusi pole, siis oli kas kõik väga selge või kõik väga keeruline? Ma tean, et Kalev mulle vahepeal kirjutas, et tal kindlasti üks küsimus on, aga ma ei tea, mis see on. Ja, tere, aitäh väga, kuidas öelda, hariva ettekande eest, et me tegeleme natukene, kuidas öelda, suuremate kogustega. Ütleme vähemalt nii. Aga kus meil on nagu kindel, ma tutvustan ka, et minu nimi on Kalev Kallemets, Fermi Energia kaasasutaja juhatuse esimees, et kus meil on kokkupuutepunkt on loomulikult kiirgus, ioniseeriv kiirgus ja üks, mis tuumaenergeetikale, üks murekoht on see, et kuidas avalikkus tajub kiirgust või kui ütleme, mitte tolereeritavaks või ta seda peab üldiselt ja ja üks, mis sellega seostub, on, ma ei tea, mis see eestikeelne täpne nimetus sellele on, linear no threshold model, et puudub kontseptsioon, et puudub ohutu doos, et iga kiirgusdoos on juba olemuslikult terviseohtlik. Mul on üks kiirgusspetsialist püüdis selgitada, et kes vähemalt eeldas, et see ei ole nagu nii reaalne, et see on nagu natukene nagu võib-olla sarnane, võib-olla sa ei nõustu, et alkoholiga, et kus jah, siiski teatud kogused on kindlasti ei ole tervisele kasulikud, aga ei ole nagu tapvad. Et milline Eesti siis radioloogide selline seisukoht viimastel aastatel on olnud selles lineaarse piirmäära puudumise teooria suhtes? Aitäh! Jah, see piir, eks ju, kindlasti on ja meie teame väga hästi, eks ju, mis toimub üleval pool seda piiri, kus me hakkame nägema siis nagu reaalseid kõrvaltoimeid, aga see on tõesti rahvusvaheline kokkulepe, eks ju, et ta on nii-öelda niisugune lineaarne mudel, on ju pakutud ka erinevaid, et eks ju, et tegelikult, et kas väikene nagu igapäevane doos tegelikult hoopis nii-öelda teeb vastupidavamaks, et kui me hakkame vaatama nagu maailmas neid populatsiooniuuringuid, näiteks kus me teame, et on piirkondi, kus on suurem taustkiirgus, Iraanis, Brasiilias nagu, siis ei ole mitte kuidagi tõestatud, et nendel inimestel oleks rohkem mingisuguseid haiguseid. Et see on puhtalt nagu hariduse nagu küsimus ja siin peabki vaatama, eks, et mis on nagu potentsiaalne mingi tõenäosus, et meil midagi tekib, eks. Et kui me vaatame kiirgusest tingitud vähkkasvajaid, siis need on ikka väga palju allpool kui muud põhjused, et esimesel kohal Eesti nagu nii-öelda kasvajate põhjustest on elustiil.
ehk siis suitsetamine, alkoholi tarbimine, toitumine. Siis on geneetilised põhjused, siis on lihtsalt vanaks elamine, et mida kauem elada, seda suurem on tõenäosus, sul tekib juhuslik viga DNA replikatsioonis. Ehk kiirgusest tingitud kasvajad ei ole üldse nii sagedased, kui on muudel põhjustel tingitud kasvajad. Et peabki vaatama, et mis on, eks ju, see kasutuspotentsiaal ja mis on nagu risk, eks. Et kui, ma tean, et väga hästi see haakub nende tuumaõnnetustega ka, et kui meil on ajaloo jooksul juhtunud, eks ju, paar korda suure nagu kõrge kategooria nagu õnnetusi, et mis on nagu tõenäosus, et seda nagu veel juhtub, eks. Et see on samamoodi, väga kattub näiteks ka lennuliiklusega, et lennuliiklus, me teame, et on üks kõige ohutumaid transpordivahendeid maailmas, ometigi kui on lennukatastroofid, need on alati väga suure tähelepanuga, väga suured, tõesti nagu katastroofid, sest palju inimesi saab korraga viga. Et see ongi selle riski ja ohu nagu tajumise vahe, see puudutab, ongi inimesi peab lihtsalt nagu harima. Et kiirgustöötajad, kes meil on, nagu teavad nagu seda, et eks ju kõik meil siin näiteks 400 inimest, kes meil töötavad siin kiirgusega, kõik me, eks ju, elame, kõik me oleme nagu normaalsed ja kõik saavad siin nagu lapsi ja midagi nagu ei oleks. Et kõik on nagu nii-öelda ohututes töövõtetes ja nii-öelda kui jälgida nagu ka ohutust, siis on tegelikult nii-öelda sellised ongi kvaliteedisüsteem ja selline nii-öelda ohujuhtumite ja õnnetuste analüüs ongi ja kõige tugevam ongi kiiritusravi, lennuliikluse ja tuumaenergia valdkonnas, kus ongi arenenud kogu see nii-öelda protsessi ja nii-öelda kvaliteedijuhtimise nagu valdkond. Et see mudel on küll jah olemas, aga see on nii-öelda meie parim teadmine, eks ju, hetkel, et seda me tegelikult ei tea, mis toimub seal kiirgusdoosidel alla kuskil 2 gray. Et see võib ka väga vabalt olla nagu niimoodi, et väikene nii-öelda doos nii-öelda nagu stimuleerib siis nagu vastupidavust, et see on teadmata lihtsalt hetkel. Väga hea. Markol on käsi püsti. Ja, tere. Mina juhatan ennast ka sisse. Mina olen Marko Kirm, olen füüsikaprofessor Tartu Ülikoolist ja viimased 30, isegi natukene rohkem aastat olen juba töötanud mitmesuguste kiirgusallikatega ehk et tegelikult siis olen sünkrotronkiirgusega olnud tegev. Ja möödunud aastal, ma olen olnud siin nende arutelude juures, et Eestis tsüklotron muretseda ja hakata tegema isotoope. Aga möödunud sügisel oli mul võimalus käia Põtkošis füüsikakonverentsi ajal sealses nukleaarmeditsiinikeskuses. Ja siis ma nägin tegelikult, et see tsüklotron on kõige lihtsam asi selle juures veel, mis muretseda ja käima panna. Et tegelikult kogu see kvaliteedikontrolli süsteem ja mis edasti nendest isotoopidest, nad tuleb ju ühesõnaga siis nende tarkade molekulidega siduda, et see on ikka omaette, tähendab selles mõttes tööstusharu, et see tähendaks seda, et Eestis peaks selle asjaga ikkagi hakkama tegelema, ütleme vähemalt 10-15 inimest minu hinnangul, kui mitte rohkem. Et kuidas teie seda näete? Jah, tõsi, et see on tehnoloogiliselt tsüklotron, eks ei ole jah väga keeruline nagu objekt ja niimoodi ta kindlasti eks ju tööle ei hakka, et ostame nagu seadme ja paneme eks ju käima. Et radiofarmaatsia on see seal juures, mis on eks ju keeruline, kuna neid asju manustatakse inimestele, nad peavad olema nii-öelda piisaval puhtuse astmel, et see kindlasti mängib nagu rolli sellest, et ja see nagu ka tuumaenergia võiks ma öelda, niisugustel niši erialadel, see ongi nagu väikeste riikide nagu nõrkus, et meil ei ole siin niši erialadel piisavalt palju pädevaid inimesi või piisavalt palju võib-olla huvi selle vastu, et tegelikult ju radiofarmatseute meil mõned on olemas, aga nii-öelda see koht, millega nii-öelda teised valdkond ka tegelevad, näiteks nagu Fermi, eks ju, ongi minu hinnangul nagu võimalus kasutada seda erialast nagu pädevust Eestis, et nii-öelda füüsikahariduse nagu nii-öelda suurenemist, sest neid kasutusvaldkondi on tegelikult ja kui me räägime nukleaarmeditsiinist, meil on ju 3 keskust tegelikult. Ja kui me räägime nagu kohapeal tootmisest, siis üks asi on toota nagu enda inimestele siin ja riigis, aga seda on võimalik ka nagu müüa siis nagu väljaspoole ka. Et see vajadus nagu riiklikult on kindlasti nagu olemas. Ja see on tõesti kõva töö seal tagab, et pärast see nii-öelda nagu panna toimima.
et eks sellega saavad kunagi kõik osapooled maadelda, et kiirgustegevusloa omamine on üks väga keeruline asi, ma ütlen ausalt, et üks asi on nii-öelda see füüsikaline pool, teine on nii-öelda see kvaliteedisüsteemi pool tõesti, jah. Ja seda ma pidasingi silmas, et see tegelikult oli seal palju võimsam ja muljetavaldavam kui see, ütleme füüsikuna tähendab, mina olen näinud suuremaid ja väiksemaid kiirendid, et tsüklotron on niisugune pisikene 2 meetrit kõrge, ühesõnaga meeter läbimõõduga, et see on väga pisikene asi, aga aitäh vastuse eest ja aitäh väga huvitav ettekande eest, et see oli mulle ka kasulik, et olgugi, et ma olen tegelenud ka kiirgusega eluaeg, aga sellist loengut ma veel ei olnud kuulnud. Aitäh! Mul on ka tunne, et siin on koostöökohti päris palju. Ma vahendan ühe hetkel, tundub, et viimase küsimuse Silvialt, et kui prootonkiirgust saab sättida ka koe sisse ja elektronkiirgus põhjustab teatavasti nahal põletusi, miks rohkem prootonkiirgust ei kasutata? No see oleneks ju kliinilistest näidustustest ka, et mõndadel juhtudel meil ongi vaja, et oleks naha sisenddoos kõrgem, et kui me tahame näiteks pindmisi nahakasvajaid või sarkoome kiiritada, siis meil ongi vaja, et nahadoos oleks just suurem. Et see oleneb kõik sellest, et kus see kasvaja on ja mis on see doos, mida meil on vaja kasutada ja ka röntgenkiirgus põhjustab nahareaktsioone, aga prootonkiirgusel on ka ikkagi naha nagu sisenddoos, et prootonkiirguses on lihtsalt see teine kasulik efekt, kuna on see Bragg-Peak efekt, siis on võimalik nii-öelda doosi paremini sihtida kasvajasse. Miks seda rohkem ei kasutata, on see, et tal on madalam läbilaskevõime ka, et kui me siin meil PERHis tavatöö käigus me siin ravime kuskil olenevalt palju meil nii-öelda kliinilist personali on 120 kuni 150 patsienti päevas on meil läbilaskevõime, et prootonkiirendil kindlasti see pole võimalik nii suurt kogust inimest nagu ravida, et meil hakkab piirama nagu see, et mis on kuluefektiivne, kuna me mängime siin riiklike nagu tervishoiu nagu rahadega, aga on kuskil tõestatud umbes 20% patsientidest on näidustatud ja tõesti kasulik ja eelkõige siis lapsed, et meie saadame neid siis partnerite juurde Saksamaale, Taani. Aga kindlasti me ka kasutaksime seda, et kui nagu finantsi leiaks ja selle projekti nagu tehtud saaks, et selle prootonkiirendi ehitamine siia on umbes sama mastaab, ma arvan, mis selle tuumajaama nagu ehitamine, et ka hinna poolest, et kui haigekassale, kui Eesti inimesed on nõus, et makse tõstetakse ja haigekassale raha eraldatakse, siis me võtame vastu ja hakkame nagu ka mõtlema selle peale, et selles mõttes kõik on nagu seotud omavahel, et üks on ressurss, miks meid piirab ja kui meil on nii-öelda võrdsed, et nii tavalise lineaarkiirendiga ja prootonkiirgusega saame me samasuguse tulemuse, siis mõistagi me kasutame seda, mis on soodsam. Aga need, kellel tõesti vaja on, need me saadame ja haigekassa seda ka kompenseerib laste puhul. Aga see on ka tuleviku mõte nagu ka, et kui mitte siin nagu Eesti, siis ka kas Eesti nagu koostööprojektina või siis rahvusvahelise koostööprojektina siis seda prootonkiirendit mõelda nagu Eestisse. Kui ma tohin natukene täiendada, siis Heidelbergis on üks selline suur ioonkiiritus, tähendab keskus. Ja seda, mida Kätlin näitas siin elektronide kohta, et seda masinat on suhteliselt lihtne keerutada ümber inimese, siis ioonide juhtimine on oluliselt keerulisem ja see on selles mõttes väga-väga võimas, et seal on, ütleme niimoodi, et võib-olla 100 tonnid rauda ümber inimese keerlevad, et inimesele täpselt siis kuskile aiu või täpselt pihta saada nende ioonidega täpselt sinna kohta, kuhu vaja on. Et see on tehnoloogiliselt suur väljakutse, tähendab, et kindlasti me oleks selles valmis, aga see on täpselt nii nagu selle isotoopide tegemisega, et see eeldab oluliselt suuremat ressurssi, suuremat inimeste hulka ja ka patsientide hulka, et siia tuleks neid, et seda ei ole mõtet ainult Eesti inimeste pärast püsti panna. Aitäh. Natukene tõukuv küsimus Marko kommentaarist ja sinu viimasest vastusest, et meie Fermi Energia jaoks on ka, ütleme niimoodi, et kui me väikereaktorit ainult Eesti varustuskindluse jaoks ei arenda, et meil varustuskindlus on jagamatu põhimõtteliselt Läti ja Leeduga. Et kui palju toimub meil lõunanaabritega koostööd?
Mõistlikult ma ütleks, et mina isiklikult näiteks olen ka käinud nii-öelda Lätis Riia ülikooli haiglas koolitusel, et võrdlemisi samad tehnoloogiad meil on, aga patsientide mõistes näiteks vahepeal, keda nad meile saadavad, on väga kogukad patsiendid, kuna näiteks nende laudade kandevõime on väiksem kui meil, siis meil on ka Läti patsiente vahepeal käib, et nii-öelda kliiniliselt on meil üsna nagu head suhted nii Lätiga kui ka Helsingi ülikooli haiglaga, pluss siis need, kuhu me saadame lapsi siis kiiritusravile. Et meditsiinivaldkonnas nii-öelda on küll koostööd haiglate ja füüsikute vahel. Et mina ise olen töötanud siin ja siis ka Itaalias, et mina nagu Itaalia inimestega selles mõttes seal olen ka kontaktis. Et see on, ma arvan, nagu hästi, et aga tehnoloogiliselt tasemelt ma ütlen, et Läti ja Leedu on ka nagu üsna heal tasemel ka kiiritusravis, et seadmepark on meil enam-vähem nagu samasugune. Suurepärane. Mul on tunne, et vist hetkel rohkem küsimusi ei ole ja seega jääb mul ainult kokkuvõtte öelda, et tõsiselt äge ja põnev ja parasjagu siuke aju natukene käivitav loeng oli. Ja mul on tunne, et meil siin Eestis on erinevate kiirgusvaldkonna teemadega iseenesest juba päris hästi, et meil on päris palju kompetentsi ja tegelikult üha vähemaks jääb seda hirmu, et meil ei ole piisavalt palju eksperte või neid on kuidagi keeruline juurde koolitada, et kindlasti on väljakutseid, aga tundub, et baas on päris tugev. Meil Fermis on selle nagu tohutult hea meel. Ja jah, ega ma ei oska midagi muud öeldagi, kui et suur tänu ja palju häid raviprotseduure tulevikuks ja loodan, et kohtume erinevates valdkondades kindlasti veel. Jah, aitäh teile olulise teemaga tegelemast. Ja aitäh ja kohtume siis 6 aja pärast järgmises Reaktori reedes. Anname teada, mis teema on ja kes tuleb ja saame jälle natukene targemaks. Olgu, aitäh. Ja, kohtumiseni.